Ja tänane teema on soojusenergia, soojushulk, temperatuuri muut ja aine erisoojus. Ja me alustame teiega kõige lihtsamaga. Me alustame temperatuuri muuduga, et temperatuuri tähis on nagu ikka väike T. Aga temperatuuri muutmisele me lisame T-le üks väike kolmnurk T ette. Ja sellise kolmnurgaga T ehk delta T, see on seesama T2 miinus T1. Ehk kui meil on keha, mille algtemperatuur on madalam ja lõpptemperatuur on kõrgem, siis keha algtemperatuuri me kindlasti tähistame T1-ga ja keha lõpptemperatuuri me tähistame T2-ga. Aga seda kahe temperatuuri, algtemperatuuri ja lõpptemperatuuri vahet me nimetamegi delta T-ks, mis on temperatuuri muut. Et kui tegemist on keha soojendamisega, siis temperatuuri muut on alati positiivne, sest kui me võtame lõpptemperatuur, mis on kõrgem ja algtemperatuur, mis on madalam, siis me saamegi positiivse arvu. Ja kui me võtame jahutamist, et lõpptemperatuur on madalam kui algtemperatuur, siis T2 on väiksem kui T1 ja delta T tulebki negatiivne number. Ja järgmiseks me võtame siis soojusenergia, mille tähis on suur Q. Ja ole hea, pane palun kirja selle valem, mis on keha mass korda väike C korda T, mis on keha temperatuur. Siit tuleb välja, et meil on vaja teada, mis asi on see väike C ja väike C on aine erisoojus. Ja see on siis esimene alapealkiri, mida me siis tänases tunnis vaatame. Et meil on siis aine erisoojus C, mille tähis on teada ja palun pane kirja, mis asi see on. See on soojushulk ehk siis soojusenergia, mis on vajalik 1 kilogrammi aine temperatuuri tõstmiseks 1 kraad Celsiuse võrra. Et kui on olemas üks keha, mis on näiteks sellise suurusega ja sellel kehal on kindel temperatuur ja me tahame selle keha temperatuuri natukene tõsta, siis sellesama keha temperatuur hiljem on kõrgem. Aga asi on selles, et kui me tahame, et keha temperatuur kasvaks, et alguses oli meil madalam temperatuur T1, mis on näiteks 20 kraadi Celsiust. Ja peale kuumutamist on kõrgem temperatuur T2, mis on näiteks 100 kraadi Celsiust. Ja keha mass on 1 kilogramm ning peale kuumutamist on ikka keha mass 1 kilogramm.
siis sellise keha kuumutamiseks, tegelikult iga keha kuumutamiseks on vaja, et väljaspoolt tuleks kehale juurde natukene soojusenergiat. Ja see, kui palju soojusenergiat, seda me tähistame delta Q-ga. Kui palju soojusenergiat keha vajab, et tema temperatuur kasvaks mingi teatud temperatuuri võrra, sõltub sellest, kui suur on selle materjali, see materjal, millest keha valmistatud on, kui suur on selle materjali erisoojus. Ja siit on väga hea välja tuua mõned erisoojuste väärtused, et palun pane kirja siis materjal ja erisoojus. Erisoojuse ühik on joule, kilogramm, no kas Kelvini või kraad Celsiuse kohta. Me alustame teiega kraad Celsiusest. Ja paneme kirja mõned näited. Võtame siis kõigepealt alumiinium. Alumiiniumi erisoojus on 880 joule'i kilogramm kraad Celsiuse kohta, mis tähendab, et kui meil oleks 1 kilogramm alumiiniumit ja me tahaksime tõsta alumiiniumi temperatuuri 1 kraadi Celsiuse võrra, siis seesama 1 kilogramm alumiiniumit peab väljast poolt neelama enda sisse soojusenergiat, mille väärtus on 880 joule'i. Kui me võtame vett, siis vee erisoojus on 4200 joule'i kilogramm kraad Celsiuse kohta, mis tähendab, et kui meil on 1 kilogramm vett ehk 1 liiter vett, siis sellele ja me tahame selle vee temperatuuri tõsta, no näiteks 22-lt 23 kraadi Celsiuseni, 79-lt 80 kraadi Celsiuseni, siis sellise vee hulga 1 kilogrammi vee temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi Celsiuse võrra läheb meil vaja 4200 joule'i soojusenergiat. Et iga energia peab ju kuskilt pärit olema. Veekeetjas on see energia pärit elektrienergiast. Kuskil külas ahju peal on see energia pärit põlevast küttepuust, et meil on võimalik niimoodi välja arvutada, kui palju meil kütust või muud energiat läheb vaja, et kuumutada materjal mingi teatud temperatuurini. Võtame veel mõned näited. Näiteks raud. Siin vene keeles on väga palju erinevaid materjale, kus me saame vaadata ainete erisoojused. Raua erisoojus on 450 joule'i kilogramm Celsiuse kohta. Et see sõltub ka allikast, kust vaadata. Et tavaliselt need erisoojused võivad erineda, aga mitte nii väga palju. Et siin on 3 põhilist ainet, millega sa igapäevaselt kokku puutud. Kui me võrdleme erinevate ainete erisoojuseid, siis teie arvates, milline aine on kõige parem soojuskandja? Et kus aine sisse mahub kõige rohkem soojusenergiat? Kui me võtame sama palju ainet ja temperatuuri muuta on ka täpselt sama, millise aine sisse me saame kokku pakkida kõige rohkem soojusenergiat? Kas alumiinium, vesi või raud? Vesi, see on väga mõistlik ja õige valik, et kujuta ette, et kui meil on 1 kilogramm vett ja sa tahad 1 kilogrammi vee temperatuuri tõsta 1 kraadi Celsiuse võrra, et kui sul oli 20 kraadi Celsiust ja nüüd sul on vesi temperatuuril 21 kraadi Celsiust, siis vesi 1 kilogramm vett nõuab selleks 4200 joule'i soojusenergiat, aga seda pärast jahutamisel ta võib ka ära anda. Täpselt sama palju 4200. Kui sa võtad 1 kilogramm rauda ja sa tõstad tema temperatuuri 20-21 kraadi Celsiuseni, siis tema vajab selleks kõigest 450 joule'i soojusenergiat. Ja pärast jahtumisel 1 kraadi Celsiuse võrra ta annab
ta annab need samad 450 džauli soojusenergiat ka ära. Et kui te nüüd mõtlete, kus kohast pärineb soojus teie kodus, kui teil just kodus ei ole katelt või kaminat, et kui teil sojus on keskküte ehk teil on veeradikad kodus. Näiteks kui me mõtleme meie füüsikaklassi peale, siis füüsikaklassis on alati need samad radikad, mis tihtipeale ei tööta. Mina pean seal alati lisaks sisse lülitama soojapuhurit, aga eeldame, et need töötavad. Siis kus kohast pärineb see sama soojus nendes radikates, mis aknalaua all asetsevad? Tallinnas on väga palju suuri katlamaju, kus põletatakse väga palju kütust ja kogu see kütus läheb, kogu see energia põlevast kütusest läheb vee kuumutamiseks ja kuumutatud vesi saadetakse laiali siis erinevatesse kodudesse. Aga see selleks. See on siis aine erisoojuse mõiste, et mida kõrgem on aine erisoojus, seda rohkem läheb vaja energiat, et 1 kilogrammi aine temperatuur tõuseks 1 kraadi Celsiuse võrra. Te võite seda infot lugeda ka opikust, mida ma teile lisasin mõni pool tundi tagasi. Aga läheme siiski edasi. Et kui meil on nüüd selline asi, et me tahame välja arvutada, kui palju soojusenergiat läheb vaja, et 1 kilogramm ainet kuumutada 20 kraadi Celsiuselt 100 kraadi Celsiuseni. Ja oletame, et esimesel puhul on meil tegemist veega ja teisel puhul on meil tegemist rauaga. Vaatame seda esimest näidet. Et kui palju soojusenergiat läheb, et 1 kilogramm vett saaks kuumutatud 20 kraadi Celsiuselt 100 kraadi Celsiuseni. Et paneme kirja, mis meil siis antud on. Et meil on M-vesi, mis on 1 kilogramm. Meil on C-vesi, mis on 4200 džauli kilogramm Kelvini kohta. Ja meil on algtemperatuur, mis on 20 kraadi Celsiust. Ja meil on lõpptemperatuur T2, T1 ja T2, mis on 100 kraadi Celsiust. Ja leida on vaja delta Q, see kolmnurgaga Q, mis on küsimärk, et meil on vaja teada, kui palju soojusenergiat on vaja veele juurde anda, et tema temperatuur kasvaks 80 kraadi Celsiuse võrra. Esimese asjana meie teiega siis leiame temperatuuri muut, mis on delta T ja see on T2 miinus T1. Ja kui temperatuuri muut on teada, siis me saame teiega arvutada ka vajalikku soojushulka, mis on M-vesi korda C-vesi korda delta T. Et esimese asjana arvutame välja temperatuuri muutu, mis on 100 kraadi Celsiust, 100 kraadi Celsiust miinus 20 kraadi Celsiust ja temperatuuri muut on pluss 80 kraadi Celsiust. Kui temperatuuri muut on positiivne, siis järelikult keha sees energia juurde kasv on ka positiivne. Kui temperatuuri muut oleks negatiivne ehk oleks tegemist jahutamisega, siis energia muut keha sees oleks ka negatiivne, et keha siis annaks energiat ära, kui ta jahtuks. Kuumutamisel keha võtab energiat endale juurde. Ja delta Q on sellisel juhul 1 kilogramm vett korda vee erisoojus, mis on 4200 ja korda temperatuuri muut, mis on 80. No palju me siit saame? Mingi 3200 me olen nii kaua kodus olnud.
336 000. Jouli soojusenergiat. Ja see 336 000 jouli soojusenergiat on see sama soojusenergia, mida me peame kehale juurde andma, et see soojeneks. Et kui me nüüd vaatame seda arvutust ja mõtleme, kui vee asemel oleks alumiinium, siis selle C vesi asemel oleks C alumiinium, meil oleks ikka 1 kilogramm alumiiniumit, alg- ja lõpptemperatuur oleks sama, aga erisoojus oleks 880. Ja sellisel juhul alumiinium vajaks palju vähem soojusenergiat selleks, et tema temperatuur tõuseks. Et kui sa nüüd võtad seda valemit ja paned teda selliselt kirja, et delta Q on keha mass korda erisoojus korda delta T. Ja sinul on vaja näiteks leida C, et delta Q on sul antud, väike M on sul antud, temperatuuri muut on ka antud, leida on vaja seesama erisoojus. Et sellisel juhul alati on mõistlik kirjutada valemit nii, et mõlemale poole võrdusmärgist sa tekitad jagatised. Et delta Q jagatud 1 võrdub M korda C korda delta T jagatud 1. Ja nüüd on meil vaja tuletada C-d. Miks on hea mõlemale poole valemi teisendamisel mõlemale poole võrdusmärki tekitada jagatised? Ja see on hea sellepärast, et nii on lihtne kordajad ja jagajad üle võrdusmärki viia. Et siin on vaja, et C jääks ühele poole võrdusmärki ja kõik ülejäänud tegurid läheksid üle teisele poole võrdusmärki. Et M sellisel juhul läheb üle võrdusmärki, aga mitte delta Q kõrvale, vaid delta Q alla. Ja delta T läheb ka üle võrdusmärki ja mitte delta Q kõrvale, vaid delta Q alla. Ja C valem sellisel juhul on delta Q jagatud M ja delta T-ga. Nii, niimoodi me siis teisendame valemid. Ja nii saab igat pidi seda teha. Nii siis, kui meil läheb vaja ka seda delta T ja mis võrdub T2 miinus T1, ja sellest valemist me saame leida delta T-d, aga kui meil on antud lõpptemperatuur või algtemperatuur, siis siin on ka väga lihtne seda valemit teisendada, et näiteks lõpptemperatuur T2 on, me viime seda T1 üle võrdusmärki ja saame T1 pluss delta T. Või siis vastupidi, kui me tahame leida T1, siis T1 on T2 miinus delta T. Saame seda ka niimoodi leida. Nii, et siin on väike info teiega jagatud. Nüüd palun avage Opiku ülesanne. Hakake seda vaikselt lahendama. Täna võite lahendada paar ülesannet ja teisipäevaks on vaja lahendada kõik ülejäänud ülesanded ning lõpus on, kui kõik ülesanded on tehtud, siis palun vajuta esita kogu töö. Et sa võid kõik ülesanded kordamööda salvestada ja hiljem, kui kõik ülesanded tehtud on, vajuta esita töö.